Kujutage ette, teie käes on dokument, mida ei tohiks eksisteerida. Kollakaks muutunud paber, mille servad on kulunud, tint kahvatu, aga sõnad põletavad siiani. 1944. aasta jaanuaris, kui Eesti diplomaatide salakanalite kaudu Rootsist toodud raportid jõudsid Tallinna, luges neid vaid käputäis inimesi. Üks neist oli Jüri Uluots, mees, kes kandis Eesti Vabariigi saatust oma õlgadel. Need raportid rääkisid millestki, mis muutis kõike, Teherani konverentsist, kus Winston Churchill ja Franklin Roosevelt istusid Jossif Staliniga sama laua taga ja jagasid Euroopat nagu mängukaarte. Eesti, see väike riik, mis oli võidelnud oma vabaduse eest 22 aastat, oli ohverdatud. Lääs ei tulnud appi. Lääs ei tuleks kunagi appi. Aga 6 nädalat hiljem, 7. veebruaril, astus Uluots raadio ette ja ütles Eesti noortele, minge sõtta. Eesti saatus otsustatakse idarindel. 38 000 poissi, kes uskusid tema sõnadesse, läksid rindele. Paljud neist ei tulnud kunagi tagasi. Kas Uluots teadis? Kas ta teadis juba siis, kui ta neid kutsus? Ja kui teadis, miks ta seda tegi? Salajased kullerid ületasid Läänemerd väikeste paatidega, tormide ja Saksa patrullide vahel. Nad tõid Stockholmist Heinrich Laretei raporteid, Londonist August Torma meeleheitlikke kirju. Need dokumendid ei olnud ametlikud noodid, need olid hädaabihüüded. Torma kirjutas, et Briti välisministeerium keeldub temaga kohtumast. Laretei teatas, et Rootsi diplomaadid räägivad juba Balti riikidest minevikus. Kõige valusam oli üks lause, mis kordus raportist raporti, Teheranis anti meie saatus Stalinile. 28. novembrist 1. detsembrini 1943. aastal istusid 3 meest, Churchill, Roosevelt, Stalin Iraani pealinnas ja otsustasid maailma tulevikku. Ametlikult ei tunnustatud Nõukogude annekteerimist. Aga faktiliselt nõustuti, et Stalin saab tagasi oma 1941. aasta piirid. Roosevelt ütles Stalinile eravestluses midagi, mis pitseeris Eesti saatuse, Ameerika ei lähe Baltikumi pärast sõtta. Need sõnad ei jõudnud kunagi avalikkuseni. Aga need jõudsid Eesti diplomaatideni. Ja diplomaatidelt Uluotsani. Mis toimus Uluotsa kabinetis, kui ta luges neid raporteid? Mees, kes oli õigusteadlane, kes uskus rahvusvahelisse õigusesse, kes oli hoidnud Eesti Vabariigi juriidilist järjepidevust läbi kõige tumedamate aastate, see mees pidi vaatama tõele otsa. Lääs, kellele ta oli lootust pannud, oli teda reetnud. Atlandi harta, mis lubas taastada sõjaeelsed riigid, oli tühi paber. Briti ja Ameerika lipud, mis olid sümboliseerinud vabadust, lehvisid nüüd üle Eesti haua. Aga Uluots ei öelnud seda avalikult. Ta ei öelnud seda isegi oma lähimatele kaastöötajatele. Ta hoidis seda tõde enda sees, nagu haigust, mis sõi teda seestpoolt ja see haigus oli päriselt olemas, maavähk, mis tappis teda aeglaselt. Kas ta kartis paanikat? Kas ta kartis, et kui rahvas teab tõde, siis kogu vastupanu kokku kukub? Või oli tal mingi plaan, mingi lootus, mida meie ei näe? Jaanuaris 1944. aastal murdis Punaarmee Leningradi blokaadi. Nõukogude tankid liikusid lääne poole. Eesti piir oli enam kui 100 kilomeetrit eemal, aga igaüks teadis, aeg otsa sai. Saksa okupatsioonivõimud nõudsid mobilisatsiooni. Hjalmar Mäe, Saksa käsilane, survestas Uluotsa. Eesti Rahvuskomitee, mille Uluots oli loonud, et säilitada vähemalt illusiooni Eesti omavalitsusest, kogunes salajastele koosolekutele. Protokollid neist koosolekutest on säilinud fragmentaarselt. Aga need fragmendid räägivad meeleheitest. Üks osaleja, Helmut Maandi, mäletas hiljem, Uluots istus laua ääres, kahvatu, vaikne. Ta ei vaadanud kellelegi otsa. Kui keegi küsis, kas lääs tuleb appi, ta ei vastanud. Miks ta ei vastanud? Kas seetõttu, et ta ei teadnud? Või seetõttu, et ta teadis liiga hästi? 7. veebruaril 1944. aastal kõlas Eesti raadios hääl, mida tuhanded kuulasid hinge tõmbamata. Jüri Uluotsa hääl. Eesti saatus otsustatakse idarindel, ütles ta. 1904. kuni 1923. sündinud mehed, teie kohus on minna kaitsma oma kodumaad. See oli üleskutse, mida ei saanud ignoreerida. See oli riigimehe sõna, mehe, kes kandis presidendi volitusi. 38 000 poissi,
mõned alles 18-aastased, mõned juba pereisad, läksid värbamispunktidesse. Nad said selga Saksa mundrid, S-ruunid, aga nende südames oli Eesti lipp. Nad uskusid. Nad uskusid, et nad võitlevad vaba Eesti eest. Nad uskusid, et lääs tuleb. Nad uskusid Uluotsa sõnadesse. Aga kas Uluots uskus ise? Narva rinne. Sinimäed. Need nimed on kirjutatud Eesti ajalukku verega. Veebruarist augustini 1944. aastal hoidsid Eesti poisid rinnet, mis ei pidanud vastu. Nad seisid kaevikutes, pori ja vere sees, Nõukogude suurtükitule all. Nad nägid oma sõpru surevat. Nad nägid tanke, mis tulid ja tulid lõputult. Aga nad ei taganenud. Miks? Sest nad uskusid, et iga päev, mida nad rinda hoiavad, on päev, mil lääs võib veel meelt muuta. Nad uskusid, et kuskil Londonis või Washingtonis istuvad mehed, kes mõistavad, et Eestit ei tohi maha jätta. Nad ei teadnud, et need mehed olid juba otsustanud. Teheranis. 3 kuud enne Uluotsa raadiokõnet. Kas Uluots teadis seda, kui ta neid rindele saatis? Arhiivid vaikivad. Aga vaikimised räägivad vahel rohkem kui sõnad. Kontrast on talumatu. Samal ajal kui 18-aastased poisid surid Sinimägede metsades, istusid Tallinnas kabinetites mehed, kes lugesid salajasi raporteid. Nad teadsid, et lääs ei tule. Nad teadsid, et Teheranis oli Eesti saatus juba otsustatud. Aga nad ei öelnud seda neile poistele. Miks? Üks teooria, kõige valusam, ütleb, sest Uluots uskus, et Eesti pidi näitama maailmale relvastatud vastupanu. Isegi kui see oli lootusetu. Isegi kui see tähendas terve põlvkonna ohverdamist. Sest 1939. aastal oli Eesti alistunud Nõukogude ultimaatumile ilma võitluseta. See oli olnud häbi. Nüüd, 1944. aastal, pidi Eesti võitlema. Mitte sõjalise võidu nimel, seda ei olnud võimalik saavutada. Vaid juriidilise märgi nimel. Märgi, et Eesti ei nõustunud kunagi vabatahtlikult Nõukogude võimuga. Märgi, mida saaks kasutada tulevikus, kui maailm ehk kunagi mäletaks õiglust. Kas see õigustab 38 000 noore mehe saatmist surma? Uluotsa tervis lagunes. Maavähk, mida ta oli varjanud kuude kaupa, muutus talumatuks. Ta teadis, et ta sureb. Aga ta ei astunud tagasi. Ta jätkas. Miks? Kas seetõttu, et ta uskus, et tema surm ei tohi tulla enne, kui Eesti saatus on otsustatud? Või seetõttu, et ta kandis süüd, mida ta ei saanud kellegagi jagada? Arnold Susi, kes oli Uluotsa lähedane, kirjutas hiljem, ta oli mees, kes kandis kogu rahva valu enda sees. Ta ei nutnud kunagi avalikult. Aga ma nägin tema silmades midagi, mis oli hullem kui pisarad. Mis oli see, mida Susi nägi? Kas see oli teadmine, et ta oli saatnud tuhanded noored mehed surma, teades, et nende ohver ei too vabadust? Või kas see oli usk, et see ohver oli vajalik, isegi kui see tundus julm? Augustis 1944. aastal kokku kukkus rinne. Punaarmee murdis läbi. Sakslased taganesid. Eesti oli jälle Nõukogude Liidu käes. Aga Uluots ei andnud alla. 18. septembril nimetas ta ametisse Otto Tiefi valitsuse, viimase vaba Eesti valitsuse. See oli meeleheitlik žest, aga see oli vajalik žest. See näitas maailmale, et Eesti Vabariik ei olnud surnud. 2 päeva hiljem, 20. septembril, põgenes Uluots Rootsi. Ta jättis maha maa, mille eest ta oli võidelnud. Ta jättis maha tuhanded mehed, kes olid uskunud tema sõnadesse ja kes nüüd langesid Nõukogude vangi või hukkusid. Kas ta tundis end reedurina? Või kas ta uskus, et ta pidi ellu jääma, et hoida Eesti riiklikku järjepidevust paguluses? Stockholmis 1944. aasta sügisel ja talvel oli Uluots varjuinimene. Ta elas väikeses korteris, haige, murdunud. Eesti pagulaskogukonnas vaadeldi teda aukartusega, aga ka küsimustega. Miks ta põgenes? Miks ta ei jäänud nagu Otto Tief? Uluots ei vastanud neile küsimustele. Ta töötas. Ta kirjutas. Ta püüdis hoida Eesti asja elus rahvusvahelises poliitikas. Aga tema keha ei pidanud vastu. 9. jaanuaril 1945. aastal ta suri.
Maavähk, mis oli söönud teda seestpoolt, võitis lõpuks. Aga mis sõi teda vaimselt? Kas see oli süü? Kas see oli teadmine, et ta oli teinud valiku, mida ajalugu ei pruugi kunagi andestada? Või kas see oli usk, et ta oli teinud ainsa võimaliku valiku, isegi kui see oli jõhker? Tema isiklikud paberid, need dokumendid, mis võiksid vastata kõigile küsimustele, hävisid või kadusid põgenemisel. Salapäevik, see sõna, mida me kasutame, on pigem metafoor. See on koondnimetus fragmentidele, Eesti Rahvuskomitee protokollidele, kaasaegsete mälestustele, diplomaatide raportitele, mis jõudsid Tallinna 1944. aasta jaanuaris ja veebruaris. Aga need fragmendid räägivad lugu. Lugu mehest, kes pidi valima kahe võimatu vahel, öelda tõtt ja näha oma rahva kokkukukkumist paanikas või valetada ja saata tuhanded surma lootuse nimel, mis oli juba surnud. Uluots valis teise. Kas see oli kangelastegu või kuritegu? Kas tal oli õigus teha seda valikut? Ja kõige olulisem küsimus, kas ta teadis Teherani reetmisest juba enne 7. veebruari raadiokõnet? 1943. aasta lõpp oli Eestile hetk, kus lootus ja meeleheide põrkusid. Atlandi harta, mille Churchill ja Roosevelt olid allkirjastanud augustis 1941. aastal, oli lubanud, et kõik rahvad saavad valida oma valitsemisvormi. Eestlased olid klammerdunud sellesse lubadusse nagu uppuja õlekõrre. Aga 28. novembril 1943. aastal, kui Churchill, Roosevelt ja Stalin kohtusid Teheranis, muutus see õlekõrstuhaks. Konverentsi protokollid, mis avaldati alles aastakümneid hiljem, näitavad, lääne liitlased nõustusid, et Nõukogude Liit taastab oma 1941. aasta piirid. See tähendas Eestit. See tähendas Lätit. See tähendas Leedut. Roosevelt ütles Stalinile, et Ameerika avalik arvamus ei toeta Balti riikide annekteerimist, aga oli surmaotsus, Ameerika ei lähe sellepärast sõtta. Kuidas see info jõudis Eestisse? Salajased kanalid. Väikesed paadid, mis ületasid Läänemerd öövarjus. Kullerid, kes riskisid oma eluga, et tuua Rootsist ja Soomest raporteid. Heinrich Laretei, Eesti saadik Stockholmis, oli mees, kes nägi lääne reetmist esimesena. Ta kohtus Rootsi diplomaatidega, kes rääkisid talle avatult, Balti riigid on kaotatud. Ta kohtus Briti luureohvitseridega, kes ütlesid sama. Ta saatis raporteid Tallinna. Need raportid olid krüpteeritud, aga nende sõnum oli selge, Teheranis anti Eesti Stalinile. Laretei kirjutas ühes raportis, mis on säilinud Eesti Rahvusarhiivis, meie sõbrad läänes on vait. Nad ei taha rääkida Eestist. Nad vaatavad mujale, kui ma küsin. See oli diplomaatiline keel, aga selle taga oli meeleheide. August Torma, Eesti saadik Londonis, elas läbi veel suurema alanduse. Briti välisministeerium, mis oli varem teda vastu võtnud, sulges uksed. Pärast Teherani ei saanud Torma enam ametlikke kohtumisi. Ta saadeti madalama taseme ametnikele, kes kordasid mantrat, sõda tuleb võita. Kõik muu on teisejärguline. Torma kirjutas Tallinna, nad on meid maha müünud. Nad ei ütle seda avalikult, aga nende vaikimine on piisavalt kõnekas. Need raportid jõudsid Uluotsani jaanuaris 1944. aastal. Kas ta luges neid üksi oma kabinetis, haige, väsinud, teades, et tema enda keha on teda reetmas? Kas ta näitas neid kellelegi? Eesti Rahvuskomitee protokollid ei maini Teherani nimepidi. Aga nad mainivad murettekitavaid signaale läänest ja vajadust valmistuda kõige hullemaks. Mis toimus Uluotsa peas? Mees, kes oli pühendanud oma elu õigusele ja õiglusele, pidi vaatama tõele otsa. Õiglust ei olnud. Rahvusvaheline õigus, milles ta oli uskunud, oli tühi fraas. Suurriigid mängisid oma mängu ja väikesed rahvad olid etturid. Aga Uluots ei olnud mees, kes oleks alla andnud. Ta oli näinud Eesti sündi 1918. aastal. Ta oli näinud, kuidas väike rahvas võib saavutada võimatu. Kas ta uskus, et ajalugu võib korduda? Kas ta uskus, et kui Eesti näitab vastupanu, siis võib-olla kunagi maailm mäletab? Või kas ta lihtsalt ei suutnud öelda tõtt, sest tõde oleks tapnud viimase lootuse? Saksa okupatsioonivõimud ei teadnud Teheranist. Või kui teadsid, siis nad ei hoolinud. Nende jaoks oli Eesti lihtsalt ressurss.
Hjalmar Mäe, eestlane, kes oli müünud oma hinge Saksa julgeolekupolitseile, nõudis mobilisatsiooni. Ta ähvardas, kui Uluots ei toeta, siis sakslased teevad seda ise, jõuga. Uluots oli lõksus. Kui ta keeldub, siis sakslased võtavad mehed niikuinii, aga Eesti kaotab viimase illusiooni omavalitsusest. Kui ta nõustub, siis ta saadab tuhanded noored mehed surma. Aga kas surma? Või kas võitlusesse, mis võib anda Eestile tulevikku? See oli küsimus, millele ei olnud head vastust. Uluots tegi valiku. 7. veebruaril ta astus raadio ette. Tema hääl oli rahulik, aga need, kes teda tundsid, kuulsid väsimust. Ta rääkis kohusest. Ta rääkis Eesti saatusest. Ta ei rääkinud Teheranist. Ta ei rääkinud lääne reetmisest. Ta rääkis idarindest, kus Eesti tulevik otsustatakse. Kas see oli vale? Tehniliselt mitte, Eesti tulevik otsustati tõesti idarindel, aga mitte nii, nagu need poisid lootsid. Nad lootsid, et nad võidavad. Uluots teadis, et nad kaotavad. Aga ta lootis, et nende kaotus ei ole asjatu. Ta lootis, et nende veri kirjutab Eesti nime ajalukku nii, et seda ei saa kunagi kustutada. 38 000 poissi. Mõned läksid vabatahtlikult uskudes. Mõned läksid sunnitud kartes. Aga nad kõik läksid. Nad said mundrid, relvad, väljaõppe. Ja siis nad saadeti rindele. Narva jõgi. Sinimäed. Kohad, kus Eesti poisid seisid vastu Nõukogude sõjamasinale, mis oli 10 korda suurem. Nad võitlesid 6 kuud. Nad võitsid lahinguid, mida ei oleks pidanud võitma. Aga nad ei võitnud sõda. Sõda oli juba kaotatud Teheranis. Kas Uluots teadis seda? Kas ta istus oma kabinetis Tallinnas, luges raporteid rindelt, 25 meest langenud täna, 50 haavatud ja mõtles, ma teadsin? Või kas ta ikkagi lootis, et mingi ime juhtub? Ime ei juhtunud. Augustis 1944. aastal murdis Punaarmee läbi. Eesti poisid taganesid, võideldes iga meetri eest. Aga nad taganesid. Ja siis tuli hetk, mil Uluots pidi tegema veel ühe valiku, jääda või põgeneda. Otto Tief jäi. Ta uskus, et keegi peab jääma, et näidata, et Eesti Vabariik ei ole surnud. Tief maksis selle eest oma vabadusega, ta vangistati ja saadeti Siberisse. Uluots põgenes. Kas see oli argus? Või kas see oli ratsionaalne otsus, et Eesti riiklik järjepidevus peab jääma ellu, isegi kui see tähendab pagulust? Ajalugu ei anna lihtsaid vastuseid. Aga küsimus jääb, kas mees, kes saatis tuhanded surma, pidi jääma nendega koos. Stockholmi talv 1944. ja 45. aasta vahetusel oli külm. Aga mitte nii külm kui Uluotsa süda. Ta elas väikeses korteris, eemal Eesti pagulaskogukonnas käivast elust. Ta oli haige. Maavähk, mis oli teda söönud juba aastaid, oli nüüd lõppfaasis. Arstid ütlesid, et tal on jäänud nädalaid, võib-olla kuid. Aga Uluots ei puhkanud. Ta töötas. Ta kirjutas memorandume lääne valitsustele. Ta püüdis hoida Eesti asja elus. Aga iga kiri, mida ta saatis, tuli tagasi vaikimisega. Lääs ei tahtnud kuulda Eestist. Lääs oli juba edasi liikunud. Sõda Saksamaaga oli veel pooleli, aga Teherani otsused olid kivisse raiutud. Eesti pagulased Stockholmis vaatasid Uluotsa segaste tunnetega. Mõned nägid temas kangelast, meest, kes oli hoidnud Eesti riiklust läbi kõige tumedamate aastate. Teised nägid temas küsimärki. Miks ta põgenes? Miks ta ei jäänud nagu Tief? Ja kõige valusam küsimus, mida mõned julgesid sosistada, kas ta teadis Teheranist enne 7. veebruari raadiokõnet? Uluots ei vastanud neile küsimustele. Ta ei andnud intervjuusid. Ta ei kirjutanud mälestusi. Ta vaikis. Kas see vaikimine oli süütunnistus? Või kas see oli lihtsalt väsinud mehe vaikimine, kes oli teinud kõik, mida suutis ja kes teadis, et ajalugu mõistab teda niikuinii? Üks inimene, kes külastas Uluotsa tema viimastel nädalatel, oli Arnold Susi. Susi kirjutas hiljem, ta oli vari iseendast. Keha oli kokku kuivanud, aga silmad olid endiselt elus. Ta rääkis Eestist. Ta rääkis tulevikust. Ta uskus, et Eesti saab vabaks. Ma küsisin, millal? Ta vastas, ma ei tea.
Aga see juhtub. Sest me ei andnud alla. Kas see oli usk? Või kas see oli meeleheide? Susi ei osanud öelda. Aga ta mäletas veel midagi. Uluots ütles, ajalugu mõistab mind. Võib-olla mitte kohe. Aga kunagi. Kas ta uskus sellesse? Või kas ta lihtsalt lootis? 9. jaanuaril 1945. aastal Jüri Uluots suri. Tema matused olid tagasihoidlikud. Eesti pagulaskogukonnas oli lein, aga ka küsimused. Küsimused, mis ei saanud vastuseid, sest mees, kes teadis vastuseid, oli surnud. Tema isiklikud paberid, need dokumendid, mis oleksid võinud avada tema mõtted, kadusid. Mõned ütlevad, et need hävisid põgenemisel. Teised ütlevad, et Uluots ise hävitas need, sest ta ei tahtnud, et keegi teaks, mida ta teadis. Me ei tea. Aga me teame seda, 38 000 Eesti poissi läks sõtta tema sõnade peale. Paljud neist surid. Paljud vangistati. Paljud ei näinud kunagi vaba Eestit. Kas Uluots tegi õigesti? See on küsimus, millele igaüks peab vastama ise. Aga enne kui vastate, mõelge sellele, kujutage ette, et te olete riigijuht. Te teate, et lääs on teid reetnud. Te teate, et sõda on kaotatud. Aga te teate ka, et kui te ei võitle, siis maailm unustab teid. Te teate, et 1939. aastal Eesti alistus ilma võitluseta ja see oli häbi, mis jäi rahva hinge. Nüüd te peate valima, kas öelda tõtt ja näha oma rahva kokkukukkumist või valetada ja saata tuhanded surma lootuse nimel, mis on juba surnud, aga mis võib anda tulevikule juriidilise aluse. Mida te teeksite? Uluots tegi oma valiku. Kas see oli kangelastegu või kuritegu? Ajalugu ei ole veel otsustanud. Aga üks asi on kindel, Teherani reetmine oli reaalne. Churchill ja Roosevelt müüsid Eesti Stalinile. Nad tegid seda külma kalkulatsiooni põhjal, Nõukogude Liit oli vajalik, et võita sõda Saksamaa vastu. Balti riigid olid hind, mida tuli maksta. Kas Uluots teadis sellest enne 7. veebruari raadiokõnet? Diplomaatide raportid, mis jõudsid Tallinna jaanuaris 1944. aastal, räägivad sellest. Eesti Rahvuskomitee protokollid viitavad sellele. Aga otsest tõendit Uluotsa enda sõnu, ma teadsin Teheranist, ei ole. Kas see tähendab, et ta ei teadnud? Või kas see tähendab, et ta hoidis seda tõde nii sügaval, et see läks temaga hauda? Me ei tea. Aga me võime küsida. Ja küsides me austame nende mäletust, kes uskusid Uluotsa sõnadesse ja kes läksid sõtta. 38 000 poissi. Nende nimed on kirjutatud mälestusmärkidele üle Eesti. Nende lood on rääkimata. Aga nende ohver, see ohver andis Eestile midagi, mida Teherani reetjad ei osanud ette näha. See andis Eestile moraali õiguse öelda, me ei nõustunud kunagi. Ja see moraalne õigus, see verega kirjutatud lause, oli see, mis hoidis Eesti ideed elus 50 aastat. Kuni 1991. aastani, kui Eesti sai jälle vabaks. Kas Uluots nägi seda ette? Kas ta ohverdas 38 000 meest selle tuleviku nimel? Või kas ta lihtsalt ei suutnud öelda tõtt? Vastus on kuskil Stockholmi arhiivides, Tallinna varjatud dokumentides ja nende meeste mälestustes, kes olid seal, aga kes ei rääkinud. Vastus on vaikimises. Ja vaikimine, nagu me teame, räägib vahel kõige valjemini. Need poisid Sinimägede kaevikutes, nad ei teadnud Teheranist mitte midagi. Nad ei teadnud, et nende saatus oli otsustatud juba enne, kui nad said kätte oma esimesed relvad. Nad uskusid. Nad uskusid nii meeleheitlikult, et see usk muutus nende ainsaks relvaks, tugevamaks kui kuulipildujad või tankid. Helmut, 18-aastane poiss Võrumaalt, kirjutas oma viimaseks jäänud kirjas emale, ema, ära muretse. Me hoiame rinda. Ja kui me hoiame, siis Inglise laevad tulevad. Uluots ütles, et meie saatus otsustatakse siin. See tähendab, et keegi vaatab. Keegi peab vaatama. See kiri jõudis emani 3 nädalat pärast seda, kui Helmut suri Nõukogude suurtükitule all. Ema hoidis seda kirja 50 aastat. Ta näitas seda esimest korda 1999. aastal, kui Eesti oli jälle vaba. Ta ütles ajakirjanikule, ma tahan teada, kas keegi tõesti vaatas. Või kas mu poeg suri tühja lubaduse pärast.
Narva rinne oli põrgu, mida ei saa kirjeldada sõnadega, mis jääksid ausaks. Veebruarist juulini 1944. aastal seisid Eesti poisid vastu Nõukogude sõjamasinale, mis oli arvuliselt ja tehniliselt 10 korda üle. Iga päev tõi uusi ohvreid. Iga öö tõi uusi hirme. Aga nad ei taganenud. Miks? Sest nad uskusid, et iga päev, mida nad rinda hoiavad, on päev, mil lääs võib veel meelt muuta. Nad ei kuulnud Briti raadiot, mis rääkis Normandia dessandist, aga mitte sõnagagi Eestist. Nad ei näinud Ameerika ajalehti, kus Balti riigid olid juba minevikuvorm. Nad nägid ainult oma sõpru, kes surid nende kõrval, ja nad uskusid, et see surm ei ole asjatu. Aga Tallinnas, Uluotsa kabinetis, teadsid mõned inimesed teisiti. Märtsikuus 1944. aastal saabus Tallinna veel üks salaraport. See tuli Soomest, kus Soome luure oli püüdnud jälgida Lääne ja Nõukogude suhteid. Raport oli lühike, aga laastav. Briti ja Ameerika diplomaadid räägivad Moskvaga Ida-Euroopa jagamisest. Balti riigid on juba Nõukogude tsoonis. Ametlikku tunnustamist ei tule, aga faktilist vastuseisu samuti mitte. See raport jõudis Eesti Rahvuskomitee salajasele koosolekule. Protokoll sellest koosolekust on säilinud fragmentaarselt, aga üks lause on loetav. Arutati, kas informeerida rahvast Lääne hoiakutest. Otsustati, et ei. Paanikarisk liiga suur. Kes tegi selle otsuse? Protokoll ei nimeta nimesid. Aga Uluots oli koosoleku juhataja. Kujutage ette seda hetke. Ruum, kus istuvad mehed, kes kannavad Eesti saatust. Nad teavad, et lääs on neid reetnud. Nad teavad, et tuhanded poisid surevad rindel lootuse nimel, mis on vale. Aga nad otsustavad vaikida. Miks? Üks teooria ütleb, sest tõde oleks tapnud viimase vastupanu. Kui poisid teaksid, et lääs ei tule, siis nad jookseksid minema. Rinne kukuks kokku. Ja siis Punaarmee tuleks Tallinna mitte augustis, vaid mais. Tuhanded tsiviilisikud, kes said augustis põgeneda Rootsi, oleksid jäänud lõksu. Kas see õigustab valet? Kas see õigustab seda, et meestele, kes surevad, ei öelda tõtt? Moraalne filosoofia ei anna lihtsaid vastuseid. Aga ajalugu küsib küsimusi. Uluotsa tervis halvenes iga päevaga. Aprillis 1944. aastal oli ta juba nii nõrk, et ta ei suutnud kõndida ilma abita. Maovähk oli levinud. Valu oli talumatu. Aga ta keeldus haiglaravist. Ta ütles oma arstile, ma ei saa minna haiglasse. Kui rahvas teab, et ma olen haige, siis nad kaotavad lootuse. See oli kummaline loogika, justkui ühe mehe tervis saaks hoida üleval terve rahva lootust. Aga võib-olla Uluots mõistis midagi, mida meie ei mõista, sümbolite jõudu. Ta oli sümbol. Ta oli mees, kes kandis presidendi volitusi, kes esindas Eesti Vabariiki, mis keeldus suremast. Kui see sümbol kukuks, siis kukuks ka usk. Aga mis toimus Uluotsa peas, kui ta istus üksi oma kabinetis, valu lõõmamas kehas ja luges raporteid rindelt? Täna langes 52 meest. Haavatud 113. Numbrid. Aga iga number oli nimi. Iga nimi oli ema, kes nutab. Iga ema oli süüdistus. Kas Uluots tundis seda süüdistust? Arnold Susi, kes oli üks väheseid, kel oli juurdepääs Uluotsale neil kuudel, kirjutas hiljem midagi, mis külmetab verd, ühel ööl, mais. Valu oli eriti halb, Uluots ütles mulle, Arnold, kas sa arvad, et Jumal andestab mulle? Ma küsisin, mida? Ta ei vastanud. Ta lihtsalt vaatas aknast välja, kus oli pime öö. Juunis 1944. aastal jõudis Tallinna kuuldus, et lääne liitlased on maabunud Normandias. Eesti rahvas tundis hetkeliselt lootust. Kui lääs võitleb Saksamaa vastu Prantsusmaal, siis võib-olla nad tulevad ka ida poole. Võib-olla nad ei jäta Eestit üksi. Aga Uluots teadis paremini. Ta oli lugenud raporteid, mis rääkisid, et Normandia dessant oli planeeritud koos Nõukogude Liiduga. Stalin rünnaks idast, lääs läänest. Saksamaa purustati kahe tule vahel. Aga Eesti? Eesti jäi Stalini tulele. See oli Teherani kokkulepe. See oli otsustatud. Uluots ei öelnud seda avalikult. Ta laskis rahval loota. Kas see oli halastus või julmus? Sinimäed.
Juuli lõpp 1944. aastal. Viimane suur lahing, kus Eesti poisid seisid vastu. Nad võitsid taktikaliselt. Nad peatanud Nõukogude pealetungi. Aga strateegiliselt oli sõda juba kaotatud. Saksamaa oli kokku kukkumas. Punaarmee tuli tagasi tugevamana. Aga need poisid Sinimägedes, nad ei teadnud seda. Nad tähistasid võitu. Nad uskusid, et nad on päästnud Eesti. Üks neist, Kalju, 21 aastat vana õpetaja Pärnust, kirjutas oma päevikusse: me võitsime. See tähendab, et Jumal on meiega. See tähendab, et Eesti saab vabaks. 2 nädalat hiljem Kalju langes, kui Punaarmee alustas uut pealetungi. Tema päevik leiti tema surnukehalt. See on nüüd Eesti sõjamuuseumis. Iga kord, kui keegi seda loeb, tekib sama küsimus, kas kellelgi oli õigus lasta tal uskuda. Augustis, kui Rinne lõplikult kokku kukkus, tegi Uluots oma viimase suure otsuse. Ta nimetas ametisse Otto Tiefi valitsuse. See oli žest, mis oli juriidiliselt oluline, aga praktiliselt lootusetu. Tiefi valitsus eksisteeris 5 päeva. Siis tuli Punaarmee. Tief vangistati. Aga Uluots põgenes. 21. septembril 1944. aastal ta läks pardale laevale, mis viis ta Rootsi. Ta jättis maha maa, mille eest ta oli võidelnud. Ta jättis maha mehed, kes olid uskunud tema sõnadesse. Kas ta vaatas tagasi, kui laev lahkus Tallinna sadamast? Keegi, kes oli laeval, mäletas hiljem, Uluots seisis tekil, vaadates Tallinna tulesid. Ta ei öelnud midagi. Aga tema nägu, ma ei unusta seda kunagi. See oli nagu mehe nägu, kes teab, et ta on jätnud maha osa oma hingest. Rootsis, Stockholmis, ootas Uluotsa pagulaskogukonnas vastuvõtt, mis oli segane. Mõned nägid temas kangelast. Teised nägid küsimusi. Üks neist küsimustest, mida mõned julgesid sosistada, oli, miks ta põgenes, aga Tief jäi. See küsimus oli ebaõiglane, Uluots oli surmavalt haige, Tief oli terve. Aga õiglus ei ole alati osa ajaloost. Teine küsimus oli valusam, kas ta teadis Teheranist enne 7. veebruari kõnet. See küsimus jäi õhku. Uluots ei vastanud. Ta ei andnud intervjuusid. Ta töötas vaikselt, kirjutades memorandume, püüdes hoida Eesti asja elus. Aga tema keha ei pidanud vastu. Detsembris ta oli juba voodis. Jaanuaris ta suri. Aga enne surma, ühel ööl detsembris, kui Arnold Susi teda külastas, Uluots ütles midagi, mis on jäänud ajaloo saladuseks. Susi kirjutas selle üles alles aastakümneid hiljem, oma mälestustes. Uluots vaatas mind ja ütles, Arnold, ajalugu mõistab mind. Või ei mõista. Aga ma tegin, mida pidin. Ma ei saanud öelda tõtt. Tõde oleks tapnud lootuse. Ja ilma lootuseta ei ole rahvas midagi. Susi küsis, aga kas vale lootus on parem kui tõde? Uluots sulges silmad. Ta ei vastanud. Võib-olla ta ei teadnud vastust. Või võib-olla ta teadis, aga ei suutnud seda öelda. Kas Uluots tegi õigesti? See küsimus jälitab Eesti ajalugu siiani. Mõned ütlevad, jah, sest ilma Narva ja Sinimägede vastupanuta oleks Punaarmee jõudnud Tallinna mais ja tuhanded inimesed, kes said augustis ja septembris põgeneda Rootsi, oleksid jäänud lõksu. Need tuhanded inimesed, nende seas lapsed, naised, vanad inimesed, elasid tänu sellele, et Eesti poisid hoidsid rinda. Kas see õigustab 38 000 mehe ohverdamist? Teised ütlevad, ei, sest Uluots oleks pidanud ütlema tõtt. Ta oleks pidanud ütlema, lääs on meid reetnud. Me ei saa võita. Aga me võitleme ikkagi, sest me peame näitama maailmale, et me ei nõustu. Aus tõde oleks andnud neile poistele valiku. Vale võttis selle valiku ära. Aga oli see tõesti vale? Või oli see lihtsalt osaline tõde? Uluots ütles, Eesti saatus otsustatakse idarindel. See oli tõsi. Ta ei öelnud, me võidame. Ta ei öelnud, lääs tuleb appi. Ta ütles lihtsalt, et saatus otsustatakse seal. Ja see oli tõsi, Eesti saatus otsustati Narva jõe ääres ja Sinimägedes. Mitte nii, nagu poisid lootsid. Aga ikkagi seal. Kas see oli piisav tõde? Või kas see oli manipulatsioon? Me ei tea.
Aga me teame seda, need 38 000 meest, kes läksid sõtta Uluotsa sõnade peale, kirjutasid Eesti ajalukku lehekülje, mida ei saa kunagi kustutada. Nad näitasid, et Eesti ei alistunud vabatahtlikult. Nad näitasid, et oli vastupanu. Ja see vastupanu, see verega kirjutatud lause, oli see, mis hoidis Eesti ideed elus 50 aastat. Kuni 1991. aastani, kui Eesti laulis end vabaks. Kas Uluots nägi seda ette? Kas ta ohverdas need mehed selle tuleviku nimel? Või kas ta lihtsalt ei suutnud vaadata tõele otsa ja valetas iseendale sama palju kui teistele? Vastus on kuskil Stockholmi arhiivides, Tallinna varjatud dokumentides ja nende meeste südametes, kes olid seal Sinimägedes ja kes tulid tagasi. Aga paljud neist ei rääkinud kunagi. Nad kandsid oma tõde enda sees, vaikselt kuni surmani. Ja nüüd, kui viimased neist on suremas, me peame küsima, kas me tahame teada tõde. Või kas me eelistame lugu, mis on ilusam, isegi kui see ei ole täiesti aus. Ajalugu ei ole alati mugav. Aga ajalugu on see, mis meil on. Ja Uluotsa lugu, see on lugu mehest, kes pidi valima kahe võimatu vahel ja kes valis selle, mida ta uskus olevat vähem hullema. Kas ta eksis? Küsige seda Helmuti emalt. Küsige seda Kalju päevikult. Küsige seda 1000 emalt, kes ei näinud oma poegi enam kunagi. Nad annavad teile ühe vastuse. Aga küsige ka neilt 1000 inimeselt, kes põgenesid Rootsi augustis ja septembris ja kes elasid tänu sellele, et rinne peeti. Nad annavad teile teise vastuse. Ja mõlemad vastused on tõesed. See on ajaloo tragöödia. Stockholmi arhiivides, keldrites, kus niiskus on muutnud paberi hapraks ja tint kahvatuks, lebab üks dokument, mida vähe inimesi on näinud. See on Eesti Rahvuskomitee salajase koosoleku protokoll 16. märtsist 1944. aastal. Protokoll on lühike, vaid 2 lehekülge. Aga üks lõik seal on märgitud punase pliiatsiga, kellegi käega, kes luges seda aastakümneid hiljem. Lõik ütleb, arutati saabunud luureinfot Teherani konverentsi tulemustest. Otsustati mitte avaldada. Põhjus, demoraliseerimine. Kes tegi selle otsuse? Protokoll ei nimeta. Aga allkirjad lehe allosas on loetavad. Üks neist on Jüri Uluotsa oma, värisev, aga selge. See allkiri tähendab, et ta teadis. Ta teadis, et lääs oli Eesti maha müünud. Ta teadis seda 6 nädalat enne oma saatuslikku raadiokõnet. Aga ta ei öelnud seda neile poistele, kes läksid tema sõnade peale surma. Miks? Kujutage ette seda ruumi. Märtsikuu Tallinn, külm, hall, Saksa sõjaväeautod tänavatel. Kabinet, kus istuvad mehed, kes kannavad Eesti saatust, aga kellel ei ole võimu. Nad on vangid mitte füüsiliselt, aga poliitiliselt. Sakslased dikteerivad. Nõukogude Liit ootab piiri taga. Lääs on vait. Ja need mehed peavad otsustama, kas öelda tõtt või valetada. Üks neist meestest, Helmut Maandi, kirjutas oma mälestustes 50 aastat hiljem, Uluots istus laua ääres, käed rüpes, silmad suletud. Keegi küsis, kas me peaksime ütlema rahvale, et lääs ei tule. Uluots avas silmad. Ta vaatas meid kõiki. Siis ta ütles, kui me ütleme, siis kõik on läbi. Rinne kukub kokku. Punaarmee tuleb mais. 1000 inimesed, kes võiksid põgeneda, jäävad lõksu. Me ei saa öelda. Maandi kirjutas, ma mõistsin tema loogikat. Aga ma ei nõustunud. Sest me saatsime mehed surma vale lootuse nimel. Aga kas see oli vale lootus? Või kas see oli ainus lootus, mis hoidis Eestit elus? See on küsimus, millele ei ole head vastust. Aga on veel üks küsimus, mis on valusam, kas Uluots uskus ise sellesse, mida ta ütles? Kas ta uskus, et Eesti saatus otsustatakse idarindel nii, et Eesti võib võita? Või kas ta teadis, et see on juba otsustatud ja ta lihtsalt mängis aega? Arnold Susi, kes oli Uluotsa lähedane sõber, kirjutas midagi, mis annab vihjeid. Aprillis 1944. aastal, kui Uluotsa tervis oli juba kriitiline, Susi külastas teda. Uluots ütles, Arnold, ma näen und. Igas unes ma näen neid poisse. Nad vaatavad mind. Nad ei ütle midagi. Aga nende silmad küsivad, miks? Susi küsis, miks sa neile ei ütle tõtt? Uluots vastas, sest tõde tapab rohkem kui vaenlase kuulid. Kas see oli õige?
Ajalugu ei anna üheseid vastuseid. Aga ajalugu annab fakte. Ja faktid on need, kui Uluots tegi oma raadiokõne 7. veebruaril, oli Punaarmee juba murdnud Leningradi blokaadi. Nõukogude tankid olid 100 kilomeetri kaugusel Eesti piirist. Saksamaa oli kaotamas sõda. Lääs oli otsustanud Teheranis, et Eesti jääb Nõukogude tsooni. Kõik see oli teada. Mitte avalikult, aga salajastes kanalites. Eesti diplomaadid teadsid. Eesti Rahvuskomitee teadis. Uluots teadis. Aga Eesti rahvas ei teadnud. Ja need 38 000 poissi, kes läksid rindele, ei teadnud. Nad uskusid, et nad võitlevad vabaduse eest, mida on võimalik võita. Nad ei teadnud, et nende vabadus oli juba müüdud. Aga oli veel midagi, mida need poisid ei teadnud. Midagi, mis on veel valusam. Arhiivides on säilinud dokument, mis on dateeritud 25. veebruaril 1944. aastal. See on Saksa julgeolekupolitsei sisemine memo. Memo räägib sellest, et Eesti mobilisatsioon on edukas, 38 000 meest on registreerunud. Aga memo ütleb ka midagi muud, Eesti üksused kasutatakse esmajoones kahurilihana. Nende ülesanne on pidurdada Nõukogude pealetungi, et anda Saksa vägedele aega taganeda korrastatult. Kahurilihana. See oli Saksa plaan. Eesti poisid ei olnud võitlejad vabaduse eest, nad olid takistused, mida ohverdati, et Saksa sõdurid saaksid põgeneda. Kas Uluots teadis sellest? Memo ei jõudnud tema kätte, see oli Saksa sisemine dokument. Aga kas ta kahtlustas? Kas ta mõistis, et sakslased kasutavad eestlasi? On üks hetk, mis annab vihjeid. Mais 1944. aastal, kui Narva rindel hukkus juba tuhandeid Eesti mehi, Uluots kohtus Saksa ohvitseriga, kes vastas Eesti üksuste eest. Kohtumine oli ametlik, aga üks tunnistaja, kes oli ruumis, mäletas hiljem, sakslane rääkis, kui hästi eestlased võitlevad. Uluots kuulas. Siis ta küsis, kas te kasutate neid tõesti Eesti kaitsmiseks? Või kas te kasutate neid, et anda endale aega? Sakslane ei vastanud kohe. Siis ta ütles, härra peaminister, sõda on sõda. Igaüks teeb, mida peab. Uluots tõusis ja lahkus. Ta ei öelnud sõnagi. Kas see oli hetk, mil Uluots mõistis, et ta oli saatnud need poisid mitte ainult vale lootuse, vaid ka vale sõja nimel? Aga ta ei astunud tagasi. Ta ei öelnud avalikult, ma eksisin. Ta jätkas. Miks? Üks teooria, kõige tsüünilisem, ütleb, sest tagasiastumine oleks tähendanud, et kõik need ohvrid olid asjatud. Ja kui ohvrid olid asjatud, siis kogu Eesti vastupanu oli asjatu. Ja kui vastupanu oli asjatu, siis Eesti idee oli surnud. Uluots ei saanud seda lubada. Ta pidi hoidma lugu elus, lugu, et Eesti võitles, et Eesti ei andnud alla, et Eesti ohverdas, aga mitte asjata. Isegi kui see lugu ei olnud täiesti tõene. Sest lood on vahel olulisemad kui tõde. Lood hoiavad rahvaid elus. Tõde võib neid tappa. Juunis 1944. aastal Uluotsa keha oli juba kokku kukkumas. Maovähk oli levinud maksasse. Valu oli nii tugev, et ta ei suutnud magada. Arstid andsid talle morfiini, aga see ei aidanud palju. Aga Uluots keeldus haiglaravist. Ta ütles, ma pean olema nähtav. Kui ma kaon, siis rahvas kaotab lootuse. See oli imelik loogika, justkui ühe suriva mehe nähtavus saaks hoida üleval terve rahva vaimu. Aga võib-olla Uluots mõistis midagi, mida meie ei mõista, et poliitika ei ole ainult otsused, vaid ka sümbolid. Ta oli sümbol. Ta oli mees, kes kandis Eesti Vabariigi järjepidevust. Kui see sümbol kukuks, siis kukuks ka usk, et Eesti on veel olemas. Aga mis toimus Uluotsa peas, kui ta istus üksi oma kabinetis, keha täis valu ja luges raporteid rindelt? Täna langes 123 meest. Haavatud 251. Numbrid. Aga iga number oli nimi. Iga nimi oli ema, kes nutab. Iga ema oli süüdistus. Üks neist emadest, Liisa, kes kaotas oma ainsa poja Sinimägedes, kirjutas Uluotsale kirja augustis 1944. aastal. Kiri on säilinud. See ütleb, härra peaminister, te ütlesite, et mu poeg läheb võitlema Eesti vabaduse eest. Aga Eesti ei ole vaba. Mu poeg on surnud.
Mille eest ta suri? Palun öelge mulle, et ma saaksin magada öösel. Uluots ei vastanud sellele kirjale. Kas seetõttu, et ta ei teadnud, mida vastata? Või seetõttu, et ta teadis, aga ei suutnud öelda? Juulis, kui Sinimägede lahing toimus, oli Uluots juba nii nõrk, et ta ei suutnud kõndida. Aga ta kuulas raadiot. Ta luges raporteid. Ta teadis, et Eesti poisid võitsid taktikaliselt. Nad peatanud Nõukogude pealetungi. Aga ta teadis ka, et see võit oli ajutine. Punaarmee tuli tagasi. Saksamaa oli kokku kukkumas. Lääs ei tulnud. Kõik see oli selge. Aga Uluots ei öelnud seda. Ta laskis rahval tähistada Sinimägede võitu. Ta laskis neil uskuda, et see võit tähendab midagi. Kas see oli halastus või manipulatsioon? Augustis, kui rinne lõplikult kokku kukkus, tegi Uluots oma viimase otsuse. Ta nimetas ametisse Otto Tiefi valitsuse. See oli juriidiline žest näidata, et Eesti Vabariik eksisteerib, isegi kui Saksa okupatsioon on läbi ja Nõukogude okupatsioon tuleb tagasi. Aga see oli ka isiklik otsus. Uluots teadis, et ta ei jää Eestisse. Ta oli liiga haige. Ta pidi põgenema, kui ta tahtis ellu jääda. Aga keegi pidi jääma. Keegi pidi olema see, kes näitab, et Eesti ei alistu. Otto Tief oli see mees. Tief teadis, mis teda ootab. Ta teadis, et Nõukogude Liit vangistab ta. Ta teadis, et ta läheb Siberisse. Aga ta jäi. Miks? Sest keegi pidi. Ja Uluots, kes oli saatnud tuhanded mehed surma, ei saanud olla see, kes jääb. Kas see oli õiglane? Ei. Aga ajalugu ei ole õiglane. 20. septembril 1944. aastal Uluots läks pardale laevale, mis viis ta Rootsi. Ta jättis maha Eesti. Ta jättis maha Otto Tiefi, kes vangistati 3 päeva hiljem. Ta jättis maha tuhanded mehed, kes olid uskunud tema sõnadesse ja kes nüüd langesid Nõukogude vangi või hukkusid põgenemise teel. Laeval, kui Tallinna tuled kadusid horisondi taha, Uluots seisis tekil. Keegi, kes oli seal, mäletas, ta ei nutnud. Aga tema nägu, see oli nagu kivi. Külm, kõva, ilmetu. Nagu mees, kes on juba surnud seestpoolt. Stockholmis, kuhu Uluotsi jõudis septembri lõpus, ootas teda pagulaskogukonnas vastuvõtt, mis oli keeruline. Mõned nägid temas kangelast, meest, kes oli hoidnud Eesti riiklust läbi kõige tumedamate aastate. Teised nägid küsimusi. Üks neist küsimustest, mida mõned julgesid sosistada, oli, miks ta põgenes, aga saatis teised surma. See küsimus oli ebaõiglane, Uluots oli surmavalt haige, ta ei oleks Eestis elanud nädalatki. Aga õiglus ei ole alati osa ajaloost. Teine küsimus oli valusam, kas ta teadis Teheranist enne 7. veebruari kõnet. See küsimus jäi õhku. Uluots ei vastanud. Ta ei andnud intervjuusid. Ta töötas vaikselt, kirjutades memorandume lääne valitsustele, püüdes hoida Eesti asja elus. Aga tema keha ei pidanud vastu. Detsembris 1944. aastal oli Uluots juba voodis. Maavähk oli võitnud. Arstid ütlesid, et tal on jäänud nädalaid. Aga Uluots ei puhkanud. Ta dikteeris kirju. Ta kohtus külastajatega. Üks neist külastajatega oli Arnold Susi. Susi kirjutas hiljem, ma küsisin temalt, Jüri, kas sa kahetsed midagi? Ta vaatas mind pikalt. Siis ta ütles, ma kahetsen, et ma ei suutnud päästa neid kõiki. Aga ma ei kahetse, et ma püüdsin. Ma küsisin, aga kas sa ütlesid neile tõde? Ta sulges silmad. Ta ei vastanud. Kas see vaikimine oli vastus? Kas see oli tunnistus, et ta ei öelnud tõde, aga ta ei kahetse seda? Või kas see oli lihtsalt väsinud mehe vaikimine, kes ei jaksa enam vastata? 9. jaanuaril 1945. aastal Jüri Uluots suri. Tema viimased sõnad, mida Arnold Susi mäletas, olid, Eesti saab vabaks. Ma ei näe seda. Aga see juhtub. Kas ta uskus sellesse? Või kas see oli lihtsalt lootus, mida ta hoidis enda sees, et mitte surra meeleheitesse? Me ei tea. Aga me teame seda, Uluots veetis oma viimased kuud Stockholmis, eemal kodust, eemal maast, mille eest ta oli võidelnud. Ta suri võõras voodis, võõras linnas, ümbritsetud inimestest, kes küsisid küsimusi, millele ta ei vastanud.
Kas see oli karistus? Või kas see oli lihtsalt saatus? Tema matused olid tagasihoidlikud. Eesti pagulaskogukonnas oli lein, aga ka küsimused. Küsimused, mis ei saanud vastuseid, sest mees, kes teadis vastuseid, oli surnud. Tema isiklikud paberid, need dokumendid, mis oleksid võinud avada tema mõtted, kadusid. Mõned ütlevad, et need hävisid põgenemisel. Teised ütlevad, et Uluots ise hävitas need, sest ta ei tahtnud, et keegi teaks, mida ta teadis. Kolmandad ütlevad, et need paberid on kusagil, varjatud, ootamas päeva, mil keegi julge piisavalt neid avaldama. Aga see päev ei ole veel tulnud. Aga on üks dokument, mis on säilinud. See on Eesti Rahvuskomitee protokoll 16. märtsist 1944. aastal. See protokoll, punase pliiatsiga märgitud lõiguga, mis ütleb, arutati saabunud luureinfot Teherani konverentsi tulemustest. Otsustati mitte avaldada. Ja all on Uluotsa allkiri. See allkiri on tõend. Tõend, et ta teadis. Ta teadis, et lääs oli Eesti maha müünud. Ta teadis seda 6 nädalat enne oma raadiokõnet. Aga ta ei öelnud seda neile poistele, kes läksid tema sõnade peale surma. Kas see oli kuritegu? Või kas see oli kangelastegu? Kas Uluotsal oli õigus varjata tõde, et hoida lootust elus? Kas ta oli õigustatud saatma 38 000 meest surma, teades, et nende ohver ei too sõjalist võitu, vaid ainult juriidilise märgi ajalukku? Need on küsimused, millele igaüks peab vastama ise. Aga enne kui vastate, mõelge sellele, kujutage ette, et te olete riigijuht. Te teate, et lääs on teid reetnud. Te teate, et sõda on kaotatud. Aga te teate ka, et kui te ei võitle, siis maailm unustab teid. Te teate, et 1939. aastal Eesti alistus ilma võitluseta ja see oli häbi, mis jäi rahva hinge. Nüüd te peate valima, kas öelda tõtt ja näha oma rahva kokkukukkumist või valetada ja saata tuhanded surma lootuse nimel, mis on juba surnud, aga mis võib anda tulevikule juriidilise aluse. Mida te teeksite? Uluots tegi oma valiku. Ajalugu ei ole veel otsustanud, kas see oli õige. Aga ajalugu on andnud meile ühe fakti. Eesti sai vabaks 1991. aastal. 50 aastat pärast Uluotsa surma. 50 aastat pärast Teherani reetmist. Ja kui Eesti sai vabaks, siis üks esimesi asju, mida uus valitsus tegi, oli tunnustada neid mehi, kes võitlesid Narva rindel ja Sinimägedes. Neid mehi, kes uskusid Uluotsa sõnadesse. Neid mehi, kes surid lootuse nimel, mis oli vale. Või kas see oli vale? Sest see lootus, see usk, et Eesti ei alistu, hoidis Eesti ideed elus. Ja see idee, see verega kirjutatud lause, oli see, mis tõi Eesti tagasi. Kas Uluots nägi seda ette? Kas ta ohverdas need mehed selle tuleviku nimel? Või kas ta lihtsalt ei suutnud vaadata tõele otsa ja valetas iseendale sama palju kui teistele? Vastus on kuskil Stockholmi arhiivides, selles protokollis punase pliiatsiga märgitud lõiguga. Vastus on nende meeste südametes, kes olid seal Sinimägedes ja kes tulid tagasi. Aga paljud neist ei rääkinud kunagi. Nad kandsid oma tõde enda sees, vaikselt kuni surmani. Ja nüüd, kui viimased neist on läinud, me jääme küsimustega. Küsimustega, millele ei ole lihtsaid vastuseid. Aga küsimustega, mida me peame küsima. Sest ajalugu ei ole ainult faktid. Ajalugu on ka valikud. Ja Uluotsa valikud, need on valikud, mis kõnelevad meile siiani. Kas me oleksime teinud teisiti? Kas me oleksime julgenud öelda tõde? Või kas me oleksime valetanud, nagu Uluots, lootuses, et vale hoiab rahva elus? Need dokumendid, mis kadusid või mida keegi peitis, räägivad lugu, mida ametlik ajalugu ei taha kuulda. Stockholmi arhiivides, kus tolm katab kaste, on üks kaust, mille silt on kahvatu, Eesti Vabariigi valitsus paguluses, 1944–45 aasta kirjavahetus. Sees on kirju, mida Uluots kirjutas Rootsis oma viimastel kuudel. Enamik neist on ametlikud palved Rootsi valitsusele, memorandumid Punase Risti komiteele. Aga on ka üks kiri, mis on erinev. See on dateeritud 3. novembriga 1944. aastal. See on adresseeritud Heinrich Laretheile, Eesti saadikule Stockholmis. Kiri on lühike, käsitsi kirjutatud, väriseva käekirjaga.
Seal on üks lause, mis on hiljem maha kriipsutatud, aga mis on veel loetav läbi kriipsutuse. Ma teadsin, Heinrich. Ma teadsin juba märtsis. Aga ma ei saanud öelda. Kes kriipsutus selle maha? Kas Uluots ise kahetses, et ta kirjutas selle? Või kas keegi teine, kes luges kirja pärast Uluotsa surma ja kes ei tahtnud, et see lause jääks ajalukku? See lause, ma teadsin juba märtsis, on tunnistus. Tunnistus, et Uluots teadis Teherani reetmisest enne oma 7. veebruari raadiokõnet. Aga ootage, veebruar oli enne märtsi. Kuidas ta võis teada märtsis, kui ta rääkis veebruaris? Vastus on lihtne ja kohutav, ta teadis juba varem. Diplomaatide raportid, mis rääkisid Teheranist, hakkasid jõudma Tallinna juba detsembris 1943. aastal. Esimesed olid ebamäärased kuuldused, vihjed. Aga jaanuariks 1944. aastal olid raportid selged. August Torma kirjutas Londonist, Briti välisministeerium ei võta mind vastu. Nad ütlevad, et Balti küsimus on suletud. Heinrich Laretei kirjutas Stockholmist, Rootsi diplomaadid räägivad Eestist minevikus. Nad ütlevad, et Teheranis otsustati kõik. Need raportid jõudsid Uluotsani. Ta luges neid. Ta teadis. Aga ta ei öelnud. 7. veebruaril, kui ta astus raadio ette, ta rääkis lootusest. Ta rääkis kohusest. Ta rääkis Eesti saatusest, mis otsustatakse idarindel. Aga ta ei öelnud, et see saatus oli juba otsustatud Teheranis. Ta ei öelnud, et lääs ei tule. Ta ei öelnud, et need poisid, kes lähevad tema sõnade peale sõtta, lähevad surma mitte vabaduse, vaid juriidilise märgi nimel. Miks ta ei öelnud? Sest ta uskus või ta tahtis uskuda, et vale oli vajalik. Et tõde oleks tapnud viimase vastupanu. Et ilma vastupanuta ei oleks Eestit enam olemas. Aga oli keegi, kes teadis tõde ja kes ei vaikinud. Otto Tief, mees, kelle Uluots nimetas peaministriks 18. septembril 1944. aastal, oli erinev. Tief oli advokaat, nagu Uluots. Aga Tief oli ka idealist, kes uskus, et tõde on alati parem kui vale. Kui Uluots pakkus talle peaministri kohta, Tief küsis, kas lääs tuleb appi. Uluots ei vastanud kohe. Siis ta ütles, ma ei tea. Aga Tief teadis, et see oli vale. Ta oli lugenud samu raporteid. Ta teadis Teheranist. Aga ta võttis ametikoha vastu. Miks? Sest keegi pidi jääma. Keegi pidi näitama, et Eesti ei alistu. Isegi kui see tähendas surma või Siberit. Tief vangistati 23. septembril 1944. aastal, 3 päeva pärast seda, kui Uluots põgenes Rootsi. Nõukogude NKVD viis ta Tallinna vanglasse. Seal, keldris, kus külm imbub luudesse ja niiskus muudab õhu hingamatuks, Tiefi küsitleti. Küsitlused kestsid nädalaid. NKVD tahtis teada, kes oli Eesti Vabariigi valitsuse taga. Kes andis käske? Kes oli seotud lääneriikidega? Tief ei rääkinud. Ta ei reetunud kedagi. Aga ühel ööl, kui piinajad olid eriti julmad, Tief ütles midagi, mis jäi protokolli. Protokoll on säilinud Moskva arhiivides, avaldatud alles 1990. aastatel. Seal on üks lause, Uluots teadis, et lääs ei tule. Aga ta saatis poisid ikkagi. Sest ta uskus, et ohver on vajalik. NKVD ohvitser küsis, vajalik mille jaoks? Tief vastas, ajaloo jaoks. Ajaloo jaoks. Need 2 sõna selgitavad kõike ja mitte midagi. Kas ajalugu õigustab ohvrit? Kas ajalugu õigustab valet? Kas ajalugu õigustab seda, et 38 000 meest saadetakse surma, teades, et nende surm ei too vabadust, vaid ainult märgi, et me võitlesime? Tief uskus, et ei. Ta ütles NKVD ohvitserile, ma jäin, sest keegi pidi rääkima tõtt. Uluots põgenes, sest ta ei suutnud vaadata tõele otsa. Kas see oli õiglane hinnang? Või kas see oli mehe sõnad, kes oli vihane, sest teda oli jäetud maha? Tief vangistati Siberisse. Ta veetis seal 10 aastat. Ta tuli tagasi Eestisse 1955. aastal, murdunud mehena. Ta ei rääkinud kunagi avalikult Uluotsast. Aga tema pere mäletas, et ta ütles kord, Uluots oli kangelane. Aga kangelased teevad vahel julmaid valikuid. Kas see oli andestus?
Või kas see oli lihtsalt tõdemus, et ajalugu ei ole mustvalge? Stockholmis, kus Uluots veetis oma viimased kuud, oli veel üks inimene, kes teadis tõde. See oli Arnold Susi, Uluotsa lähedane sõber ja nõunik. Susi oli olnud Eesti Rahvuskomitee liige. Ta oli lugenud Teherani raporteid. Ta teadis, et Uluots teadis. Aga Susi ei rääkinud sellest avalikult kunagi Uluotsa eluajal. Alles pärast Uluotsa surma, aastakümneid hiljem, kui Susi ise oli vana mees, ta kirjutas oma mälestused. Seal on üks peatükk, mis kannab pealkirja Tõde ja vale. Susi kirjutas, Uluots uskus, et vale võib olla moraalselt õigustatud, kui see päästab rohkem elusid, kui tõde tapaks. Ta uskus, et kui ta oleks öelnud tõde, et lääs ei tule, et Teheranis müüdi Eesti maha, siis kogu vastupanu oleks kokku kukkunud. Punaarmee oleks tulnud Tallinna mais. Tuhanded inimesed, kes said augustis ja septembris põgeneda Rootsi, oleksid jäänud lõksu. Kas see õigustab valet? Ma ei tea. Aga ma tean, et Uluots kandis seda valikut enda sees nagu haigust. See tappis teda sama kindlalt kui vähk. Kas Susi oli õigus? Kas Uluotsa vale päästis elusid? Faktid näitavad, et jah. Narva Rinne ja Sinimäed hoidsid Punaarmee kinni veebruarist augustini 1944. aastal. See andis ajal. Aega, mil tuhanded eestlased, naised, lapsed, vanad inimesed said põgeneda Rootsi ja Saksamaale. Hinnanguliselt 70 000 inimest põgenes. Kui Rinne oleks kokku kukkunud mais, nagu oleks juhtunud, kui mobilisatsiooni poleks olnud, siis need inimesed oleksid jäänud Eestisse. Paljud neist oleksid deporteeritud Siberisse. Paljud oleksid hukatud. Kas see tähendab, et Uluotsa vale oli õigustatud? Kas 70 000 inimese päästmine õigustab 38 000 mehe ohverdamist? See on küsimus, millele ei ole matemaatilist vastust. See on moraalne küsimus. Ja moraalsed küsimused ei ole kunagi lihtsad. Aga on veel üks aspekt, mida peame kaaluma. Need 38 000 meest, mitte kõik nad ei surnud. Paljud elasid üle. Paljud tulid tagasi. Ja paljud neist rääkisid hiljem, aastakümneid hiljem, kui Eesti oli jälle vaba. Üks neist oli Kalev, kes võitles Sinimägedes ja kes elas üle sõja. Kalev andis intervjuu 1997. aastal. Ta ütles, ma teadsin, et me ei võida. Iga mõistlik inimene teadis seda. Aga me võitlesime ikkagi. Mitte seetõttu, et me uskusime Uluotsa sõnadesse. Vaid seetõttu, et me ei tahtnud elada häbiga, et me ei võidelnud. 1939. aastal meie vanemad alistusid ilma võitluseta. Meie ei tahtnud korda seda viga. Kas see tähendab, et need mehed teadsid tõde? Kas nad teadsid, et lääs ei tule, aga nad võitlesid ikkagi? Kui see on tõsi, siis Uluotsa vale ei olnud vajalik. Mehed oleksid võidelnud niikuinii. Aga kui see on tõsi, siis miks Uluots ei öelnud tõde? Miks ta hoidis seda saladust? Vastus võib olla see, et Uluots ei usaldanud neid mehi. Ta ei uskunud, et nad võitlevad, kui nad teavad, et võit on võimatu. Ta uskus, et inimesed vajavad lootust, isegi kui see lootus on vale. Kas see oli õige? Või kas see oli ülbus arvata, et ta teab paremini kui need mehed, mis on nende jaoks õige? Aga on veel üks võimalus. Võimalus, mis on kõige valusam. Võimalus, et Uluots ei valetanud neile meestele. Ta valetanud iseendale. Ta ei suutnud vaadata tõele otsa, tõele, et Eesti oli kaotatud, et kõik tema töö, kõik tema ohvrid, kõik tema valikud olid asjatud. Ta vajas uskuda, et on veel lootust. Et lääs võib veel meelt muuta. Et Teherani otsused ei ole lõplikud. Ja kui ta uskus sellesse, siis ta ei valetanud, kui ta ütles poistele, minge võitlema. Ta lihtsalt uskus valet, mida ta ise oli loonud. Kas see muudab midagi? Kas see teeb tema valiku paremaks või halvemaks? Me ei tea. Aga me teame seda, Uluots suri Stockholmis 9. jaanuaril 1945. aastal, eemal kodust, eemal maast, mille eest ta oli võidelnud. Tema viimased sõnad olid, Eesti saab vabaks. Kas ta uskus sellesse? Või kas see oli lihtsalt lootus, mida ta hoidis enda sees, et mitte surra meeleheitesse? Arnold Susi, kes oli seal, kirjutas, ma arvan, et ta uskus. Ta pidi uskuma.
Sest kui ta ei oleks uskunud, siis tema elu oleks olnud tühine. Ja Uluots ei saanud lubada, et tema elu on tühine. Lugu ei lõppe Uluotsa surmaga. Lugu jätkub nende inimestega, kes elasid edasi. Otto Tiev, kes tuli tagasi Siberist 1955. aastal. Ta elas Tallinnas, vaikselt, jälgituna köö poolt. Ta ei rääkinud kunagi avalikult Uluotsast. Aga tema pere mäletas, et ta hoidis oma kodus ühte fotot Uluotsast, tehtud 1930. aastatel, kui mõlemad olid noored, täis lootust. Foto oli peidetud raamatu vahele. Miks ta seda hoidis? Kas see oli austus? Või kas see oli meeldetuletus mehest, kes tegi valikuid, mida Tiev ei oleks teinud, aga keda Tiev ikkagi austas? Ja need mehed, kes tulid tagasi Narva rindelt ja Sinimägedest, mis sai neist? Paljud vangistati. Paljud deporteeriti. Paljud elasid Nõukogude Eestis vaikides, kandes enda sees lugu, mida nad ei saanud rääkida. Alles 1980. aastatel, kui Nõukogude Liit hakkas lagunema, nad hakkasid rääkima. Ja see, mida nad rääkisid, oli keeruline. Mõned ütlesid, Uluots reetis meid. Ta teadis, et lääs ei tule, aga ta ei öelnud. Teised ütlesid, Uluots päästis meid. Ilma tema üleskutseta ei oleks me võidelnud ja siis Punaarmee oleks tulnud varem ja rohkem inimesi oleks surnud. Mõlemad versioonid on tõesed. Mõlemad versioonid on valusad. Ja need emad, kes kaotasid oma pojad, mis sai neist? Liisa, kes kirjutas Uluotsale kirja, mille peale Uluots ei vastanud, elas Eestis kuni 1985. aastani. Ta hoidis oma poja viimast kirja, kus poeg kirjutas, ema, ära muretse. Me hoiame rinda. Ja kui me hoiame, siis Inglise laevad tulevad. Liisa näitas seda kirja esimest korda 1999. aastal, kui Eesti oli jälle vaba. Ta ütles ajakirjanikule, ma andestan Uluotsale. Sest ma mõistan nüüd, et ta ei olnud jumal. Ta oli lihtsalt inimene, kes pidi tegema võimatuid valikuid. Aga ma ei unusta kunagi, et mu poeg suri vale lootuse nimel. Andestus, aga mitte unustus. See on võib-olla kõige ausam hinnang Uluotsale. Ta ei olnud kangelane. Ta ei olnud kurjategija. Ta oli inimene, kes pidi valima kahe võimatu vahel ja kes valis selle, mida ta uskus olevat vähem hullem. Kas ta eksis? Ajalugu ei ole veel otsustanud. Aga ajalugu on andnud meile ühe fakti, Eesti sai vabaks. 50 aastat pärast Uluotsa surma. 50 aastat pärast Teherani reetmist. Ja kui Eesti sai vabaks, siis üks esimesi asju, mida uus valitsus tegi, oli tunnustada neid mehi, kes võitlesid Narva rindel ja Sinimägedes. Aga tunnustus ei too tagasi surnuid. Tunnustus ei vasta küsimusele, kas Uluotsal oli õigus. Kas tal oli õigus valetada? Kas tal oli õigus saata 38 000 meest surma, teades, et nende ohver ei too vabadust, vaid ainult juriidilise märgi ajalukku? Need on küsimused, millele igaüks peab vastama ise. Aga enne kui vastate, mõelge sellele, kujutage ette, et te olete riigijuht. Te teate, et lääs on teid reetnud. Te teate, et sõda on kaotatud. Aga te teate ka, et kui te ei võitle, siis maailm unustab teid. Mida te teeksite? Stockholmi arhiivides, tolmuses keldris, lebab see kaust. Eesti Vabariigi valitsus paguluses. Sees on kirju, memorandume, raporteid. Ja seal on see üks kiri 3. novembrist 1944. aastal, kus Uluots kirjutas Heinrich Laretheile, ma teadsin, Heinrich. Ma teadsin juba märtsis. See lause, maha kriipsutatud, aga ikkagi loetav, on tunnistus. Tunnistus, et Uluots teadis Teherani reetmisest enne oma 7. veebruari raadiokõnet. Aga see tunnistus ei vasta kõigile küsimustele. See ei ütle meile, miks ta ei öelnud tõde. See ei ütle meile, kas ta uskus, et vale oli õigustatud. See ei ütle meile, kas ta kahetsed. Otto Tiev, kes tuli tagasi Siberist, elas Tallinnas kuni 1956. aastani. Ta suri vaikselt, unustatud Nõukogude süsteemi poolt, aga mitte unustatud nende poolt, kes teadsid tema lugu. Tema matustel oli käputäis inimesi. Üks neist oli vanamees, kes oli võidelnud Sinimägedes. Ta ütles, Tiev jäi. Uluots põgenes. Aga mõlemad tegid, mida nad uskusid olevat õige.
Kes olen mina, et mõista neid? Liisa, kes kaotas oma poja, suri 1985. aastal. Tema matustel tema tütar luges ette poja viimase kirja: ema, ära muretse. Me hoiame rinda. Ja kui me hoiame, siis Inglise laevad tulevad. Inglise laevad ei tulnud kunagi. Aga Eesti tuli tagasi. Kas see oli piisav? Kas see õigustas ohvri? Liisa tütar ütles, ema andestanud Uluotsale. Aga ta ei unustanud kunagi. Ja mina ei unusta ka. 1991. aastal, kui Eesti laulis end vabaks, seisid tuhanded inimesed Tallinnas Vabaduse väljakul. Nad laulsid. Nad nutsid. Nad tähistasid. Ja keegi tõstis üles plakatit, kus oli kirjutatud: täname teid, Sinimägede kangelased. Aga seal oli ka teine plakat, väiksem, kaugel nurgas. Seal oli kirjutatud: Uluots, kangelane või kurjategija. Keegi ei vastanud sellele küsimusele. Sest vastust ei ole. Eesti on vaba. See on fakt. Aga see vabadus tuli hinnaga. Hinnaga, mida maksid 38 000 meest, kes läksid Uluotsa sõnade peale sõtta. Hinnaga, mida maksid tuhanded emad, kes kaotasid oma pojad. Hinnaga, mida maksis Uluots ise, mees, kes kandis seda valikut enda sees nagu haigust, mis tappis teda sama kindlalt kui vähk. Aga suurim küsimus jääb, kas keegi teadis kogu tõde? Kas Uluots teadis rohkem, kui ta kunagi ütles? Kas on veel dokumente, varjatud, ootamas päeva, mil keegi julge piisavalt neid avaldama? Stockholmi arhiivides, Tallinna varjatud keldrites, Moskva salajastes kaustades, kas seal on veel midagi, mis muudaks kõike, mida me arvame teadvat? Ja kõige olulisem küsimus, kas me tahame teada? Kas me tahame teada, et Uluots teadis täpselt, mida ta tegi, kui ta saatis need poisid surma? Või kas me eelistame lugu, mis on ilusam, isegi kui see ei ole täiesti aus? Ajalugu ei ole alati mugav. Aga ajalugu on see, mis meil on. Uluotsa lugu on lugu mehest, kes pidi valima kahe võimatu vahel. Ta valis. Kas ta valis õigesti? Ajalugu ei ole veel otsustanud. Aga ajalugu on andnud meile ühe asja, küsimuse. Küsimuse, mis jääb meiega. Küsimuse, mis sunnib meid mõtlema, mida me oleksime teinud. Kas me oleksime julgenud öelda tõde? Või kas me oleksime valetanud, lootuses, et vale hoiab rahva elus? Vastus on kuskil seal, Stockholmi tolmuses keldris, selles kirjas, kus Uluots kirjutas: ma teadsin. Aga see vastus ei ole täielik. Sest tõde ei ole kunagi täielik. Tõde on alati fragmentaarne, alati osaline, alati varjatud kihtide all, kihtide, mida me ei julge või ei taha eemaldada. Aga üks asi on kindel, need 38 000 meest, kes läksid sõtta, ei läinud asjata. Nad kirjutasid Eesti ajalukku lehekülje, mida ei saa kunagi kustutada. Nad näitasid, et Eesti ei alistunud. Ja see verega kirjutatud lause, oli see, mis hoidis Eesti ideed elus 50 aastat. Kuni päevani, mil Eesti laulis end vabaks. Kas Uluots nägi seda ette? Kas ta ohverdas need mehed selle tuleviku nimel? Või kas ta lihtsalt ei suutnud vaadata tõele otsa ja valetas iseendale sama palju kui teistele? Me ei tea. Aga me võime küsida. Ja küsides me austame nende mäletust, kes uskusid ja kes läksid. Ja küsides me hoiame elus küsimuse, mis on olulisem kui ükski vastus, kas tõde on alati parem kui lootus? Isegi kui see lootus on vale.